No nii koti, tervist kõikidele, siin siis minu väikene video tutvustamaks mõnda parimat juppi, mis minu arvuti sees on. Ehk siis alustame kohe peale i7 4790K, mis hetkel maksab arvutitargas 371 eurot. Ma ei hakka pikemalt selle protsessori peal juttu tegema, see on väga hea protsessor. Ma ei hakka ennast lolliks tegema, ma ei tea kõiki asju, mida see teeb, kuid see on väga hea ja väga kiire ja üsna mõnusa hinnaga. Nii, järgmiseks emaplaat siis MSI Z97 Gaming 7. See siis maksab arvutitargas praegu 175 eurot, mis on päris krõbe hind, olgem ausad, kuid, siin on üks suur kuid. See on fucking epic emaplaat ja kui keegi ütleb, et mõttetu on raisata 175 eurot emaplaadi peale, et parem ostame hästi odavama ja kõige odavama, sellepärast et emaplaatidel ei ole tähtsust, siis ma soovitan sul sisse istuda. Nii, MSI Gaming siis, seal peal on emaplaadi väga ilusad värvid, see näeb üldse väga super välja. Siis seal on mingisugune lifespan, ehk siis ma ei tea, kas see reaalselt näitab ka emaplaadi eluiga, aga siin on mingisugused värvid ja värgid peal. Siis siin on temperatuuri mõõdik, mis peaks näitama siis emaplaadi temperatuuri. Siis üldse all on igasugu vidinaid, kust saad second bootida. Üldse, see on super emaplaat ja kõik, kes ütlevad, et see on mõttetu maksta nii palju emaplaadi eest. Taaskord, istuge sisse. Aga lähme sujuvalt edasi. Videokaardiks siis on GTX 970 4 GB, mis arvutitargas maksab 399 eurot. Tegelikult saab seda ka odavamalt, ehk siis hinnavaatlus.ee-st, tasuta reklaam, saab seda inimestelt, ma olen kuulnud 300 euroga kätte, võib-olla natukene kallimalt. Mis siis GTX 970 kohta öelda on see, et super! Täielik mega hea videokaart oma hinnaga. Ta ei maksa palju, aga ta annab hetkel, nagu te minu streamides näete, pea kõikides mängudes üle 60 FPS kätte, see on siis Full HD-s. Ja ausalt mitte midagi halba pole öelda, nagu zero, null viga. Ta on vaikne, sa saad seda ise konfida, kas need töötavad kõvasti, vaikselt, või on ta üldse need vendid kinni. Et see on superkaart. Järgmiseks siis toiteblokk AX860, mis maksab arvutitargas 209 eurot. See on siis Corsairi oma ja see on professionaalsete inimeste oma. Ehk siis mina ostsin selle sellepärast, et see on väga kallis, väga kvaliteetne ja see peaks ka särtsaka vastu pidama, ehk seal peaks olema mingisugune kaitse. Nii et kui te kavatsete kuulata inimesi, kes soovitavad teile, ma ei tea, 20 euroseid, 30 euroseid toiteblokke, et need on head ja käivad küll, siis kuradi eest. Ärge tehke seda ja öelge sellele inimesele või inimestele, et istuge sisse. Nii, järgmiseks siis. Korpusarvutil on Corsair Graphite 760T, mida hetkel arvutitargas müügil ei ole, kuid on olemas siis must variant, mis samuti on üsna krõbeda hinnaga, ehk siis 192 eurot. Ütleme nii, korpuse eest jällegi. Mõni inimene ütleb, et see on lollus, aga mina võib-olla olengi natukene loll ja selline, ütleme nii, ilueedi, kellele meeldivad ilusad asjad. Ja selle korpuse kohta veel, et see on ilus. Seal on mõlemal pool pleksiklaasid, ehk sa saad üli kergesti ligi. Arvutit ehitada oli totaalne lust. Ruumi on nii palju, et kuna mina olen suur poiss, siis põhimõtteliselt ma mahuks sinna korpusesse ära, ma arvan. Oma kättega ma mõtlen. Ja ei, tõesti, super asi. Nii, lähme sujuvalt üle siis monitori peale, milleks on Benku XL24 tolli 3D Gaming Monitor 144 Hz. Ja maksab ta arvutitargas hetkel 280 eurot, mis on hinda väärt. 3D efekt sellel monitoril on täiesti mõttetu. Ma ei tea, kes selle segane mängiks tänapäeval 3D-ga üldse. Täiesti pointless.
miks minul on 24, mitte 27, on seda väga palju küsitud, on see, et mul lihtsalt oleks ebameeldiv teatud kauguselt. Nii nagu ma istun siin meetri kaugusel, et 27 oleks liiga ebameeldiv. Ja sellepärast on siis 24 mul. Ja nüüd need, kes hakkavad karjuma, et 144 hertsi on mõttetu, siis need 60 hertsi poisid, istuge sisse. Mis siin veel, las ma kohe vaatan. Järgmiseks võtaks siis kohe tuimalt Razer Deathadder Chroma, mis on siis mu hiir. See on siis mitmevärviline ja maksab ta hetkel arvutitargas 76 eurot. Jällegi kallis, kuid oma hinda 100% väärt. Hetkel mina olen omanud oma elus väga palju hiiri, alustades võib-olla kallimad Razer Naga, siis mingi Razer Naga 2012, kui ma ette mäletan, siis mingi hetk mul oli Razer Mamba, siis ma olen proovinud ka SteelSeriesi oma, ma ei mäleta, mis ta oli, Kinsu, mis iganes. Kindlalt oma kogemuse põhjal võin öelda, et see hiir on parim, nagu mitte võib-olla reaalselt parim, kuid nii käele üldse, see on nii mugav käes, seal on ilusad värvid, sa saad valida siis värve sellele. Ja külgede peal on sellised mõnusad kummist asjad ja ei lähe näpud higiseks, ma ei tea, ei takerdu kuhugi, no mida iganes on ja kõik sellised head asjad. Siis klaviatuur, väga palju küsitud küsimus, isegi hakkasin otsima, et kust seda saada hetkel. Ainuke koht, kus ma selle leidsin, on siis Amazon ja see maksab seal 101 eurot ja seal tuleb ka siis kindlasti saatmistasu juurde. Ehk siis Cooler Master Storm Quickfire Ultimate. Siniste switchidega, üsna selline valju klaviatuur. Näiteks kui Kerli on minu juures, siis ta läheb hulluks, sest et see plõgiseb hästi kõvasti. Küllap te olete seda ka streamides kuulnud. Et ta on selline hästi-hästi tundlik, aga lihtsalt proovige mehaaniline klaviatuur ära ja siis täpselt samamoodi kõik need vennad, kes kasutavad tavalisi klaviatuure. Oi, neil on alati öelda, et mehaaniline on mõttetu. Sittagi ta mõttetu, nistuge sisse, noh. Nii, järgmiseks siis kõrvaklapid. Sennheiseri Game Zero White'id, mille ma just alles hiljuti ostsin Amazonist taaskord ja maksid nad koos saatmisega 200 eurot. Te leiate siis kõik asjad, millest ma räägin Amazon.de ehk siis Dodge'ist. Saksa leht, 200 eurot väärt, 100% väärt. Võrreldes Razer Diamant 7 ühtedega. Muusika liigi 2-3 korda parem. Bass on super. Need on täielik kõrvaorgasm nagu. Te saate lihtsalt, nagu ma sain kõrvaorgasmi, kui ma need kõrva panin. Need olid eepilised. Ja pluss see, et ei pea switchima 7.1 ja stereo vahel, on lihtsalt epic. Üleüldse, ma räägin, kõiki neid asju tuleb hoida peas, et proovida. Mina julgen teil ainult soovitada seda. Kui teil on raha, ostke need. Siis järgmiseks on mu game controller ehk siis Xboxi pult Razer Sabertooth, mis samuti ma ei leidnud seda kuskilt mujalt, kui vaatasin Amazonist ja maksab ta seal 93 eurot ja sinna tuleb otsa veel saatmine, mis siis tuleb kindlasti üle 100 euro. Puldi kohta oskan öelda nii, et väga hea pult, mõnus. Olen hoidnud Xbox 360 oma käes, see ei olnud üldse nii mõnus. Ei oskagi põhjendada, aga tõesti, veel kord tänud siis Euronixi mänguklubile, kes mulle selle andis. Nii, tool, kutid, seda te olete kaua küsinud, igatsenud, kogu aeg tahate teada, kogu aeg tahate näha. TX Racer F-seeria ja valge variant siis. Selle tellimine käib siis TX Racer Europe'i kaudu, vähemalt mina tellisin sealt. Kes aru ei saanud, siis TX Racer Euroopa. Te leiate selle lehe Google'ist. Maksis ta koos saatmisega 300 eurot. Kui nüüd mõni mees kukkus oma puutoolilt maha suure ehmatusega, siis jaa, 300 eurot. See on väärt seda. See on ülihea, su pepu puhkab, kannid on ilusad lamedad, tool on tugev, sa saad sellega minna põhimõtteliselt täiesti alla välja, ta on tugev, ta on pehme, ta on täielik orgasm, välja arvatud
ühed asjad, mis mulle siiani väga ei meeldi, on siis käetoed, mis on sellisest imelikust materjalist. Eelmised olid mul nagu paremad, siuke, ma ei tea, mis ta on, mingi vahtkumm, whatever, natukene imelikud, aga muidu super tool. 300 €, kui keegi küsib, see on väärt seda, see on väärt. Mu vana tool maksis 160 € ja see praegune on 2 korda parem. Nii, veebikaameraks on siis Logitech C920, mis maksab arvutitargas 97 €. Noh, pikemalt juttu ei tee, ütleme nii, veebikaamerate liider. Välja arvatud siis, mis peaks olema uuem ja parem, on siis Logitech 930. Erilisi uuendusi seal ei tulnud. Kaamera on hea, pilt on hea. Minul on halb, kuna mul on halb valgustustoas. Aga selle kaamera suurim viga on see, et sa ei saa seda pead seal peal pöörata, mis on idiootne, arvestades, et Logitechi eelmised veebikaamerad on kõik ilusasti võimalik olnud pead keerata. Ehk siis Logitech, you suck. Mikrofoniks, ehk siis see suur mikrofon, mis mul laua peal on AT, ehk siis audiotehnika 2020 pluss USB. Amazonist tellides läks maksma mulle ligi 170-180 €. Hinnad muutuvad. Mikrofon on hea, tundlik. Noh, te kuulete ise, milline heli on. Võib-olla mul on natuke halvasti konfitud. Siia ette oleks vaja tegelikult pop-filtrit. Aga ma ei ole seda siiani nii-öelda vaeva näinud ja viitsinud seda otsida, et streami kvaliteet, üldse heli kvaliteet on nagu enam-vähem, ma arvan. Et jaa, kindlasti, kes tahab teha YouTube'i videosid, panustage heasse mikrofoni. Kes tahab teha striimi, panustage headesse asjadesse. Ärge striimige mingi kuradi veebikaamera mikrofoniga. Ma panen selle striimi kohe kinni ja ma ei tule sinna tagasi mitte kunagi, kurat. Te teete neid striime, need on fucking... Ma saan aru, te teete isegi 720p, te teete full HD striime. Te olete enda arust tasemel, aga te panete mulle kuradi sitased mikrofonid. Mingisugused veebikaamera käkid, kutid. Mikrofon on põhimõtteliselt üks kõige tähtsamaid elementi striimis. Mikrofon, heli. See, et inimene sind näeb veebikaameras, see ei ole nii tähtis, ta võib näha ka piksleid. Sul peab olema heli hea, see, mida sa räägid. Jumal küll, tehke oma mikrofonid korda. Eestis on nii palju striimereid, kes alustavad ja nad ei viitsi isegi panustada mikrofoni. See on pea kõige odavam asi striimis, mille eest maksta. Jumala eest, ükski inimene ei taha kuulda päevad läbi teie klaviatuuri klõbinaid, mingid siuksed asju. Ostke omal korralikud mikrofonid, seadistage striimi ära ja jumala eest te saate vaatajaid, uskuge minna. Tehke YouTube'i videosid korraliku mikrofoniga, ärge tehke neid mingisuguse, ma ei tea, 5 eurose mingi kuradi, ma ei tea, Defenderi mikrofoniga laua peal ja siis mõtlete, et olete suured YouTuberid. Nagu heli on väga tähtis, isegi kui pilt on natukene piksline. Sellest inimesed nii väga ei hooli, kui sellest, et heli on hea, sest et kõrvad saavad esiteks palju rohkem orgasmi kui silmad. Aga okei, nüüd läks pikaks jutt. Võtame järgmise asja. Järgmine asi on Avermedia C985 Live Gamer HD, mis on siis capture card, mida ma kasutan dual PC jaoks, et vedada ühest arvutist, siis gaming arvutist pilt streami arvutisse ja läbi selle siis jõuab see teile streami, millest siis paljud ei ole aru saanud. Minu stream on üles ehitatud niimoodi, et mul on 2 arvutit kogu aeg tööl. Ühes arvutis ma ainult mängin, see ei streami mitte midagi ja teine arvuti teeb ainult streami, ehk siis see ongi ainult sellepärast lahti, et seal on OBS ja nii-öelda pildid siis liiguvad gaming PC streami arvutisse ja siis streami arvuti laseb selle teile. Et see on siis selline süsteem, et sa saad mängida mänge täis, nagu mängiksid niisama ilma streamimata. Et muidu arvuti nagu läheb massiivse koormuse alla ja noh, arvutil on FPS probleemid, sa ei saa ise mängida, vaatajatel on halb vaadata. Et noh, nagu siin mõni inimene nutab päevad läbi, et ma ei saa mitte midagi mängida, issand jumaliini, see on nii halb, ega ma ei saa streamida. Nojah, et jumala eest tuleb teha selline asi nagu mul on, siis ei pea kogu aeg vinguma ja hädaldama, et mitte midagi teha ei saa. Ühesõnaga, jaa,
Siis selle capture kaardiga saate veel näiteks PlayStation 4 mänge striimida. Et siis ühendate PlayStation 4 omale sinna capture kaarti ja juba saategi striimida seda. Ehk siis nagu arvuti striimida. Ja Amazonist tellimisega, nagu ma võib-olla ka ütlesin, on siis 150 eurot umbes. Üsna krõbe hind, kuid jällegi tahate teha asja, peate kulutama raha, seadma kõik asjad nii üles, et teil on endal hea ja vaatajatel hea. Mitte kogu aeg virisema, oh my god, FPS on nii halb. Anyways, viimane asi siis, mis on lisandunud minu setti Euronixi poolt ja Sony poolt, on siis PlayStation 4 Metal Gear Solid 5 Limited Edition, mis maksab Amazonis, ma leidsin 460 eurot. See on fucking insane, kutid. Ja tänu siis Euronixi mänguklubile ja Sonyle sain ma selle täiesti tasuta. Ma olen seal peal, ja lisaks ma sain ka mänge kaasa, mul on ligi 10 mängu, kõik peaaegu kõige uuemad. PlayStation 4, paar head sõna. Ütleme nii, teleka ees, ülimalt hea mängida. Mõnus Kerliga chillisime siin, mängisime, mina magan, Kerli mängib hästi hea. Eriti remake mängud, ehk siis 60 FPS-iga. Väga mõnus on mängida telekas, lihtsalt chillida, ma ei tea, teha midagi muud, mitte ainult arvutis istuda. Mille üle ma nagu natuke PlayStation 4-ga nurisen on siis 30 FPS-i, minule isiklikult väga ei meeldi. Et need remake mängud on lihtsalt nii head oma 60 FPS-iga. Mis PlayStation 4-s veel lahe on siis see, et te saate ka otse striimida sealt, paljud ei tea seda. Täiesti 1 minutiga saate oma Twitchi striimi üles ja saate oma sõpradele näidata, kuidas te mängite. Et jaa, põhimõtteliselt see on kõik. See oli minu setup. Ma loodan, et keegi viitsis seda videot vaadata. Ma eriti ei jõudnud asju negatiivseid välja tuua, ma täpsustan selle kohe ära. Ma olen oma arvuti ja oma setiga 100% rahul. Nagu ma olen nii palju vaeva näinud kõikide nende asjade selles mõttes korjamisega, et kõige jaoks on raha vaja. Ma tänan kõik inimesi, kes on mind nagu striimis toetanud, kes toetavad mind siiamaani, et see on jubedalt aidanud. Näiteks kui mu striimi arvutil läks emaplaat katki, mis ta maksis, peaaegu 100 eurot oli, siis mu vaataja lihtsalt saatis mulle terve emaplaadi raha. Ma ei pidanud mitte ühtegi eurot ise kulutama, vaid ma lihtsalt nagu, ma suutsin oma emaplaadi pinni ära lõhkuda, kirjutasin sellest ja üks vaataja lihtsalt põhimõtteliselt annetas mulle 100 eurot, et ma saaks uue osta ja et see asi läheks rutem käima. Ja põhimõtteliselt nagu striimiga ongi mul tekkinud nagu selles mõttes nii-öelda tagavara. Ma hoiangi seda raha ja selles mõttes juba, et kõik annetused, kõik sellised asjad, kõik Twitchi rahad on põhimõtteliselt nagu reservraha, ehk kui mul midagi peaks juhtuma arvutitega, siis ma saan nagu 1 päevaga reaalselt selle asja tellida uue ja nagu, kuidas öelda, et see asi hakkaks kiiremini tööle, sest et nagu teie ootate, mina tahan striimi teha ja kui mul on mingi katkine ja mingi probleem, siis ma teen neid korda need asjad, et ma ei nagu ei lase teil oodata ja ei taha nagu ise ka siin närvitseda, et oh my god, et asjad peavad töötama ja kuidas öelda, selle nimel tuleb vaeva näha. Selleks tuleb tööl käia, sul peab olema alati kõik korras, no. Sa ei saa lihtsalt nii elada, et mingi no, ma olen mingi Eesti suurim, ma ei tea, striimer ja mängin siin 10 FPS-iga arvutimänge ja siis jah, teengi teile sellist striimi, et nagu mina ei saa sellist asja teha. See on lihtsalt nii low. Ma saan aru, kui inimesed, uued striimerid striimivad seal väga halbade mikrofonidega, väga halbade piltidega. Ma saan sellest aru. Aga kui sa oled juba mingi tegija, siis sa ei saa lihtsalt nagu, sa ei saa lihtsalt niimoodi olla. Sa pead tegema inimestele kvaliteeti ja seda inimesed ootavad. Ja natuke kaldusin nüüd kõrvale teemast, aga ma loodan, et teile vähemalt video meeldis ja keegi sai vähemalt midagi kõrva taha panna. Et jaa, väikene off-topic siis minu poolt, kui te tahate striimima hakata, kui te juba striimite, nähke vaeva, kui te olete täis algaja ja ei plaani seda teha mingi pikas perspektiivis, siis ei ole vahet nagu, kui te teete seda oma sõpradele. Kui teil on mingisugune visioon, mingi unistus, nagu nähke vaeva, ostke need asjad endale ja tehke korralik striim algusest peale. Et muidugi võib ka nii nagu mina, niimoodi vaikselt uuendades inimeste soovidega kaasa minnes. Et peaasi, et see asi on tasemel
inimesed tahavad ka näha nagu no kvaliteeti. Et pika peale, kui sa kogu aeg istud halvas streamis, kus on mingi mikrofon ragiseb ja klaviatuur plõgiseb päevad läbi. Noh, ei taha olla, sa lihtsalt ei taha olla, ükskõik kui palju sulle inimene meeldib, sul viskab üle. Nii et kõik streamerid, algajad said siit väikesed tipi. Ja mis siin ikka, kui teile video meeldis, pange like, ma ei tea, jagage oma sõpradega. Whatever, ühesõnaga, ma teen neid videosid teile lihtsalt for fun. Mul tuli selline mõte, kuna kogu aeg küsitakse igast asju. Ma tean, et see video on võib-olla jama, aga ma loodan, et vähemalt üks inimene viitsis selle lõpuni vaadata. Nii et davai, thanks kutid ja näeme juba streamis varsti. Tšau, pljau!